tere hommikust! Kell on reaalselt mingi 6 hommikul ja me oleme siin Mariga juba teel. Meie lähme Londonisse. Hetkel me oleme Berliinis. Me liigume Berliini lennujaama poole ja meil on siin selline suur kohver ka meiega kaasas. Also, me ei ole mitte kumbki käinud varem Londonis, nii et see on esimest korda meie mõlema jaoks. Ja meil on plaanis selline täielik turistitrip. Kõik sellised basic Londoni vaatamisväärsused. Ja minu jaoks on see ka esimest korda reisida kuhugi, kuhu on passi vaja. Ma olen muidu ainult kas siis EUs või siis nagu selles Schengeni alas reisinud. Nii et that's exciting. Mari, what are the vibes? Natukene väsinud, väga excited. Kohvi on juba sees. Vamonos. Ma küll kohvi ei joo, aga me saime tõesti mingi 2 tundi ainult tund, sest mul lihtsalt ei juhtunud, ma lihtsalt ei jäänud magama. Sellest mingi reisi ärevuses lõuki. Nii ma loodan, et äkki ma saan lennukis veidikene magada, kuigi tavaliselt see mul väga välja ei tule. Buss tuleb. Me jõudsime varasema rongi peale. Let's go to London. Meil vedas. Meil on 900 grammi varukaalu. Nii. Turvakontrolli sai ilusti läbitud. Ja nüüd me vaatasime, kus meie gate on. Meil on küll reaalselt mingi 2 tundi lennuni või 1,5 tundi mingi boardinguni or something. Aga ongi hea, on aega. Saab äkki veits puhata, sest nagu ma ütlen, mingi 1 tund undpõmst. Not good. Saime passikontrollist ka läbi. Let's go! Ja tegime just TikToki. Nii et minge vaadake, kes ei follow mind veel TikTokis, siis pange follow ka. Kuidas oli lend? Gucci. Meie kohver! Nii, ja nüüd kus on Stansted Express? This is the question. That's a good question. Mis tuba meil oli? Mis nimega? St. Catherine. Okei, siin on neegril. St. Catherine on siin. Okei, ja siin on vaata koristamata. Cute! Ma tegin nüüd kiirelt mingi meigi, sest tegelikult me võisime ainult backdrop-offi praegu teha Airbnb-sse ja meie tuba alles koristatakse. Aga selline on see tulemus ja nüüd on aeg linna peale minna. Ja kiirelt ka meie Airbnb siis ühise elutoa tuur. Tundub suht cute, meil on ka selline väike rõdukene, siin on veel koristusasju ja siis meil on ka selline köök. Ja Mari, kuidas sul siin läheb? Speedrun make-up. Meie tuba jõudis ka tegelikult vahepeal valmis, nii et selline pisikene nunnu. Meil on selline väike vaateke. Esimene ost tehtud. Mari võttis endale väikse kohvi sellisest kohast. Ja see oli seest nii nunnu, seal sai ka tegelikult matšat. Aga ma praegu ei taha, sest mul on kõht tühi. Aga I guess, et homme hommikul ma tulen siia. Alustame ikka oma Londoni söömist väga tervislikult, kiirtoiduga. Täna me sööme hästi, võt. Me nüüd käisime Popeyes, võtsime endale veits mingeid wrappe. Ja tulime kuhugi parki, kus nii paljud inimesed lihtsalt istuvad ja chillavad. Ja see tundub suht selline nice, pluss ilm on ka nii hea. Nii, Mari, kus me oleme? Londonis! Oh my god! We're in London. Let's go! Where's our tea? Reaalselt. Ei, aga see on üli cute ja ilm on perfektne for real. Memories, memories, memories. Love it. Oota, ma saan sisse ka zoomida. Siin on siis järjekorrad kõikide nende punaste telefonipuuthide juures, et pilti teha ja meie Mari lähme nüüd ka järjekorda, on ju?
sest meie oleme väga basic white girls, kes tahavad teha kõige turistilisemaid asju, mida sa saad Londonis teha. Hustle oli, on ju? Räige hustle oli praegu. Telefoni kioski juures. Amazing. Me teeme second roundi teise juures. Ehk siis siin on ka mingi mega järjekord. Kaua ei ole jäänud. Ja varsti on meie kord, kuigi me oleme jälle mingi 15 minutit oodanud, ma ei tea isegi. Mari, näita, mis sa ostad. Vau, väga aesthetic. Mitmes koht see sul juba täna on? 3. St. James Park. Wildlife in London. Luiged ja haned. Issa, kui lähedale. Oi ei, ta sööb kätt. Me oleme ikka nii turistid. Me lähme üritame otsida nüüd midagi süüa õhtuks. Kell on mingi 5:30 ja meil on suht energiavarud otsas. Me tulime nüüd kuhugi Hiina kohta sööma. Me pandi suutsi mingi üksinda privaatselt istuma. Mari võttis siin väikse õlu, mina võtsin väikse mingi Hiina tee. 5 minutit läks mööda ja meie toidud tulid juba lauda. Mari, kuidas me reidime seda kohta? 10 out of 10. Ma ütleksin selline 60-st. Minu jaoks oli natuke mead, aga Ma võtsin ülihea, ma võtsin beef, black bean soosiga ja ma võtsin jällegi sour chickeni koos riisiga. Nagu kõhu sai täis, nii et see oli nagu hästi. Kuidas sa kommenteerid metroosõitu? väga huvitav, väga väikene metroo, väga palju inimesi. Puidunokk, kuigi see on väiksem ja klaustrofoobilisem kui Saksamaal. Esimene toidupoe kogemus. Nii nunnud. Ma ei ole nii suurt Red Bulli veel küll näinud. See on reaalselt mingi peaaegu pool liitrit ju. ma vist tahan seda. Me nüüd jõudsime tagasi Airbnb-sse. Kell on mingi 8 saanud on ju. Ja ma olen väga väsinud ja nüüd me lihtsalt ilmselt võtame meigi maha, chillame ja lähme tuttu, et homseks ennast ikkagi välja puhata. Tere hommikust! Teate, väga hea uni oli. Nagu mingi 10 tundi und pärast seda mingi 2-tunnist ööund oli lihtsalt perfektne. Ja nüüd on kell ju mingi 8:30 ja me hakkame vaikselt siin meiki tegema, et täna ka lõpuks välja sättida. Tulin nüüd hommikus sööma. Meil on siin rõduga, nii et nüüd ma naudin oma hommikusööki ilusti Londoni vaatega. Seal on mingid suuremad ehitised ka. Väga mõnus. Me käisime jälle enda selles kohas ja mina võtsin sel korral iced strawberry matcha. Ja Mari võttis selle kohvikese. Let's taste it. See on väga maasikane, aga see on nagu hea. Tegelikult see on nagu rohkem maasika, aga mulle sobib. Väga meeldib? Super. Seal on selline New York view ja seal on London view. 15 minutit on aega ja siin on juba kõik nii täis. Seal peaks see toimuma. Nii et kui keegi tuleb Londonisse, siis soovitan ikka kindlalt pool tundi vähemalt enne tulla. Mari võttis kasutusele sellised meetmed, et ta ronis lihtsalt väga kõrgele, et saada ikkagi hea view. Ja nüüd me siis vaatame seda. Mari teine kohv of the day. Kas sa tahad rääkida enda kogemusest luksushotelli vetsus? Jaa. Soovitan kõikidel minna, kui olete reisil, mingi hästi kalli hotelli vetsu. Sa lähed sisse, siis kohe tuleb receptionist mingisugune härra või daam,
ütleb, et ja palun, tulge minu järgi, siis ta juhatab teid vetsu. Ülipuhas. Vetsud on nagu Jaapanis pepusoojendusega. Pärast saab pressure'iga teha veel pepu puhtaks. Kommid, küpsised, kätekreemid, asjad. 10 out of 10 nagu. I missed out, sest ma mõtlesin, et mul pole vaja minna. Nüüd me jõudsime Hyde Parki. Ainus asi, mida ma selle pargi kohta tean, on see, et eelmisel suvel esines Olivia Rodrigo siin kuskil. The Royal Parks Rose Garden. Ja siin juba lilled ilusti kõik õitsevad. Praegu vist roose pole, vaid on tulbid ja nartsissid. Istusime nüüd maha. Päike paistab jälle, üli nice. Ja nüüd on väike snäki aeg. Mul on beebipüree kaasas. Nagu minu jaoks on põhimõtteliselt nagu smuuti. Väike energiapaus. Seal on pisikesed mingid pardid või mis asjad need on? Me nüüd võtsime kuskil Lebanese kohast endale räppe. See lõhn on mega hästi. Sees on seenetau ja ma tegelikult ei söö seeni. Aga see mees ütles, et siin ei tunne neid seeni, nii et ma olen excited. Kas tal oli õigus, nii et let's taste. Avocado tunneb siin täiega. I guess it's fine. See on jällegi väga healthy maitsega. Ma proovin Madrid-Vähtu. Mul on kuidagi tervislikum maitsega mul. Aga nagu see on hea. Nagu soe ongi see annab healthy't maitsega. Plus ma ei tunne neid seeni, nii et see on plusspunktid. It's pretty good. We made it. Ja me peame leidma kuskilt selle sissepääsu ülesse. Ma ega siin on reaalselt tunne, nagu oleks kuskil filmis praegu. Ja seal on see mingi dinosauruse kuju ka. Let me just quickly Look where we are. Ja kus me oleme? Oh, I tea. Me oleme siin. Jah. Ma ei tea, ma tahaks seda osa vaadata. Me oleme siin. Jah. They also hunt small mammals, birds, reptiles and... Krokodill. Ma ei taha uskuda, et see dinosaurus ei ole, sellepärast dinosaurust elasid, dinosaurust elasid 230 ja 66 miljonit aastat tagasi. Okei, üks veel. See läks mu kogemata valesti, see üks tegelikult jah. Ai. Brachiosaurus, see küll on jah. Nimes juba ju. Let's go. No peaaegu. Inimese areng. Ja siseneme nüüd vulkaanide maale. See on nii magical ju. Põrand actually väriseb. Kohvit on vaja. Siin on imeline vaade, Blue Whale. Siin on mul hoopis ka suurvaal. Enne oli mingi kaalaluud või? Jõudsime nüüd Eesti Vabariigi suursaatkonna juurde Londonis. Väga uhkel tänaval. Järjekordne metroopeatus. See on väga selline muuseumi vaibiga, kus me just olime ju. Kuna nüüd kell saab 5 ja me tahame väikest sweet treat'i ja tuleb see afternoon tea time, siis me läheme kohvikusse. Nii väikene croissant, tee, kohv. Ma ei tea, mis sa võtsid. Võtsin cinnamon. Mingi cinnamon asja ühesõnaga. Me oleme nüüd täiesti turistid, on ju. Ilusti saime double-decker bussi peale. Sõidame nüüd kiirelt koju, et ennast õhtusöögiks valmis saada. Yes. So the London squirrels are actually very big historic importance. They jump around and eat all the nuts that are in the area. National Geographic by Marie. Outfit check meie õhtuseks dinneriks ja siis selline väikene drinks vibe. Nii, Marie outfit. Me oleme mõlemad selline black dress või skirt. I think we both look really good. Yes. London is not ready for us. Sõidame 25 minutit. Me läheme nüüd kohe sinna kohta sööma. Meie food jõudis kohale.
me käisime jälle enda lemmikkohas. Sel korral ma võtsin siis iced blueberry matcha. Mis sa võtsid? Iced matcha latte with coconut milk. Let's taste. Mu see maitseb nagu mustikajogurt. Aga ma ütlen ausalt, mulle meeldis maasika vist rohkem. Ülihea. 10 out of 10. Best place ever. Kas sa võin ka proovida või? Tahad ka või? Mul on kookose nagu piimaga. Tegelikult see on hea. See on hea. Ja mulle räige see. Mulle ei meeldi kookos, aga see oli actually hea. Best coffee shop ever. Võtsin endale mingid takosid Borough Marketist. Väga palju rahvast. Ma loodan, et Marii leiab siit ülesse, sest siin on tõesti väga palju rahvast ja ma ei tea täpselt, kus ta praegu on. Tulime nüüd sealt marketist ära, väga overcrowded, aga suht ilus, cool. Võtsin sellise refreshment dringi, see on mango ja orange, on ju? Mango apelsini. Võtsin ka neid spring roll'e ja nüüd me oleme otsime ilmselt kuskil koha, kus ma saan istuda rahulikult seda süüa. Let's go, sun is shining, väga soe. Sun is shining, inimesed on väljas. Me jõudsime London Bridge'ile. Kas me nüüd hakkame tegema ikka seda basic TikTok'i ka, on ju? Võib proovida. Jah. Nii, update London Bridge'ilt. Marii, mis me just tegime? TikTok'i siuke tunne 2 tundi. Reaalselt tegime seda vähemalt pool tundi. Aga sai. Sai küll. Ja nüüd me läheme liiguma lõpuks ometi Tower Bridge'ile. Ilm on imeline ja London on tore. Me jõudsime nüüd Tower Bridge'i peale. Väga famous bridge. Me just seal London Bridge'il tegime TikTok'i. Me saime vahepeal kokku ka Marii sõbraga. Nicole'iga. Hi! Hi! Yes! So we have a local now with us. Yes. Like a tour guide. Tour guide who hasn't been on the Tower Bridge before. More passion, more energy, more action. Ooh, pretty! Tahtsime minna sinna Garden at 120 vaateplatvormile, mis on tasuta seal üleval, aga see järjekord on nii pikk. Ja meil ei ole kahjuks aega, sest see niikuinii pannakse kinni poole tunni pärast. So nüüd, ma ei tea, me läheme vaatame lihtsalt veel, mis seal linna peal on. Me tulime nüüd Shake Shacki proovima seda burgerit, mis siin on. Nagu see burger, see on nagu, see ei ole mingi kiirtoidu vaata maitsega. See on nagu real burger. Jääb nagu selline, tundub nagu selline healthy. On küll õline ja muidu on hea, aga see on veits õline ja siin võiks olla natuke rohkem kastet. Ma ei tea, mis asi see on, aga it looks interesting. Teistestime. Väga hea, aga väga magus, rammus. Nagu jäätis. Ma ütlen teid. Kõigepealt suur selline näitus ja siis nii suur reklaam. See on räigelt USA vaibina. Nagu damn. Ja see on kõik tasuta, nagu reaalselt kogu see, mis siin näha oli. Ma arvan, et me jääme siia, sest siin on nii lahedad need kunsti, mingisugused installatsioonid järjest. My God, beautiful. Your steps broke the silence and brought music. We made it to the
Oxford Street. Jee, väga me shoppama siin küll ei lähe, aga väga nice tänav. 5 minutes later. No mida sa siis ostsid? Ma ostsin kodulõhnast Bath and Body Works'ist, lõhnab amazingly. Suht väike pudel too, aga it's fine, me testi autime seda. Nüüd ma vähemalt olen Oxford Street'i käinud shoppamas, ma saan seda öelda. Nii et, let's go. Õhtune piipen. Very nice, very beautiful. Tere hommikust, on meie viimane päev siin ja me käisime just jälle enda lemmikkohas, on ju, selles Timelicious mingis kohas ja täpselt. Ma võtsin sel korral Ice Matcha Latte kookospiimaga, sest eile Marii proovis seda ja see oli täiega hea, kuigi mulle ei meeldi kookosasjad, ma ei joo tegelikult kookospiimaga, see oli suht norm. Tänane plaan on minna nüüd Notting Hilli, veits seal jalutada, võib-olla ka Paddington area ja siis ongi aeg juba minna tagasi Berliini ja ma lähen homme ka Eestisse. Leidsime selle kuulsa Paddingtoni karu ülesse, aga nice, nüüd võib edasi minna. Me oleme nüüd Notting Hillis. Siin on kohe ilusti nüüd cute'id uksed juba ja väga ilus rajoon. Väga kaunis. Täitsa koliks siia. Sa ei kolidki ilmselt nüüd. Ma kolin reaalselt siia, see on nii ilus. Ma kolin Viini ja sa kolid Londonisse. Siis Nii hakkame et külas käima. täpselt plaan paigas. Väike shopping tehtud. Haul. Mina siis käisin House of Red Cross ja läksin natukene hulluks. Ma sain omale päikeseprillid. Nice. Ja siis siukene kott. Nice. Nii, väike lunch. Mariil on ikka väga big võileib, ma ei tea, mis see siis on. Club sandwich. Läheb hea välja. Ma mõtlesin, et okei, ma tahan võtta nagu fish and chips. Ja siis seal sai võtta pataadifriikad, siis mulle meeldib pataadifriikad rohkem kui tavalised. Aga to be honest, ma olen suht disappointed, sest ta pani nii vähe kastet. See on selline väga miid. Me jõudsime vahepeal tagasi Airbnb'sse, et oma kohvrid ja kotid võtta. Ja siis me proovime nüüd seda Sticky Toffee pudingut, mis peaks olema Gordon Ramsay lemmiktoit. Ja see on actually really nice. Nii et nüüd me sööme selle ära kiirelt ja siis me hakkame liikuma lennujaama ja siis ongi meie Londoni tripikene läbi saanud. Aga bye-bye siis meie annas Airbnb. Me esimesel päeval ei teadnud, kuidas vannitoas tuli läheb põlema, sest seda ei olnud siin. Ja siis üks päev ma võtsin julguse kokku ja vaatasin, et kui sa siit tõmbad, siis läheb tuli põlema. Aga me reaalselt veetsime mingi pimedas WC-s aega. Let's go home. Viimane vaade. Me jõudsime nüüd Stansted lennujaama ja siin on ikka päris pikk see security line, aga ma ei saa näidata, sest siin ei tohi filmida, on ju. Aga ma loodan, et me ka jõuame lennule. Marii, sa pead minuga tegelema, jah? Ela stressis. Natukene tsipa, sest mulle meeldib alati olla väga palju varem asjades kohal. We made it läbi security kontrolli. Munch time. Imelised muud. Oh my god, see ports on nii suur. Ja mul on siin kaasa võetud wrap Popeyes'ist. Tere hommikust! Eile õhtul me jõudsime siis ilusti lõpuks mingi kell 3:12 ja Marii koju Berliini, on ju. Ja siis me läksime suht kohe ka magama. Ja nüüd on juba järgmine päev, keskpäev. Ma chillan siin üksinda Marii korteris, sest ta ise on tööl. Ja ma peaks tegelikult hakkama enda kohvrit Eestisse pakkima, kuna ma lähen täna aga nüüd Eestisse. Mul on reaalselt nagu mingi lennu järgi. Aga ma tahtsin võtta selle Londoni tripi kiirelt kokku. Nagu reaalselt London on nii nice linn. Nagu ma tahan sinna kindlasti tagasi reisida. Ja no Viin jääb ikkagi mu lemmiklinnaks, ma ütleksin hetkel. Aga London on võib-olla kohe seal nagu top 2. Ja kui kellelgi on veel plaanis Londonis reisida, siis mul on teile ka üks selline nipp. Kuna UK ei ole nii Euroopa Liidus, siis seal ei kehti see telefonipakett, mis meil
siin Euroopas on. Sellisel puhul reaalselt e-SIM on lifesaver ja need on nii lihtsasti kättesaadavad. Need on lihtsalt äpid, kus sa saad siis endale selle e-SIM-i teha. Ja muidu, mis on ka üliisi seal kogu selle ühistranspordiga bussidesse lihtsalt nagu telefonimaksega tap-in'id on ju ennast. Ja kui sa sõidad nende metroodega, siis sa lihtsalt nagu seal ongi tap-in'id on telefoni mingi Apple Pay'ga ja pärast tap-out'id ja lihtsalt raha läheb ise maha. Teate, mis ma olen siin viimased mingi peaaegu tund aega üritanud enda mingi Insta-stories'id ja teha sellest Londonist ja kõigest. Ja ma reaalselt ma ei ole sellega valmis ja lihtsalt mul on liiga palju content, nagu see trip oli nii hea ja seal lihtsalt sai nii palju häid pilte, et ma ei oska sealt välja valida, mida postitada, kuhu postitada, kas postitada, millist postitada. Palun ärge öelge, ma olen ainus, kellel on probleem pärast reisi mingi piltide välja valimisega, mis on siis need kõige paremad pildid. Ikkagi Saksamaal tuleb on ju hakka paadu võtta ja ma nüüd võtsin endale natukene süüa, väga suur ports. Ja nüüd istun siin ja naudin oma lõunasööki. Alles eile olin siin, täna jälle. Liigun hetkel terminal 2 poole ja ma olen ikka palju varem kohal, kui ma algselt plaanisin. Oh my god, lõpuks ometi Eestis. Eesti õhk, kuigi siin on veits külm, mingi tuuline, natuke ka nagu sadas vihma, ma ei tea, aga I made it. Ja mul kohe peaks takso tulema. Mul lend jõudis mingi 15 minutit varem kui pidi. Tere! Tulen oma tuppa ja ma ei näinud alguses, aga mulle tehti lausa siin tere tulemast, Stella! Väga armas. Ja siin oli väike kingitus ka mulle hitimäng, ma saan seda mängida. Ma unustasin selle vlogi ära lõpetada, aga kui sa siiani vaatasid, siis aitäh vaatamast. Kindlasti ära unusta ka like'i ja subscribe'i panna ning näeme juba järgmises videos. Tšau!